Käesolev näitus Raegaleriis on koostatud Eesti kunstiklassikasse kuuluva ja sõjajärgsete aastakümnete jooksul Pariisis karjääri teinud skulptori Maire Männiku loomingust. Eesti Kunstimuuseum omandas tööd 2004. aastal, kui kunstniku poeg kinkis antud tööd Eesti Vabariigile. Need jaotati 2 muuseumi vahel, osad said Tartu Kunstimuuseumisse, osad Eesti Kunstimuuseumisse. Ja nüüd sellel näitusel on meil võimalik nautida neid tööd, mis on konserveeritud ja restaureeritud Kunstimuuseumis restauraatorite Isabel Aaso Zahradnikova ja Aleš Zahradnikovi poolt. Antud näitus oli väga populaarne Eesti Kunstimuuseumis ja selle kuraatoriks oli Juta Kivimäe, kes on ka koostanud selle näituse puhul Maire Männikust raamatu. Me oleme väga õnnelikud, et see näitus jõudis Kuressaarde. Kahjuks praegusel perioodil peame me olema suletud, seega me kutsume teid väikesele virtuaalsele jalutuskäigule meie galeriis. Maire Männik valmistas väga palju püste ja kipsist päid. Sealhulgas tegi ta ka endast ühe suurepärase portreepüsti. Meil on olemas ka paar fotot temast. Ühel on ta oma teosega Orhidee, aga teisel on ta 2002. aastal Pariisis ja talle on äsja omistatud Valge Tähe orden. Maire Männik oli suurepärane joonistaja. Enamus etüüdidest ja skitsidest on valminud tema skulptuuride eeltöödena 1950. kuni 80. aastateni. Sööjoonistused lastest valmisid 1944. aastal rongiteekonnal Berliinist läbi Põhja-Saksamaa. Nii noor Maire Männik kui lastekodulapsed olid põgenemas Nõukogude ja liitlasvägede eest. Laste maskid on valminud Maire Männikul võetud tõmmistest, mis ta võttis oma valminud kipspeadelt. Ja nüüd on need niimoodi eksponeeritud, neid ta ka müüs väga palju ja andis perekonnale, kui ta oli juba kipspea valmis teinud. Näituse koostaja Juta Kivimäe on öelnud, et Maire Männikule olid kipspead lastest ja ka täiskasvanutest eluleib. Ta on ise seda niimoodi väljendanud. Sellepärast, et need olid hästi müüdavad ja neid osteti. Teatavasti ei olnud sõjajärgsel ajal eriti kerge oma töid müüa, eriti skulptuure, aga see oli üks moodus, kuidas teha tööd nähtavaks ja vajalikuks. Ta elas perekonna juures koos oma pojaga ja modelleeris savist kipsvormi ja mõningal juhul ka patineeris neid või juhtus ka nii, et mõni sai pronksi valatud, aga neid pronksi valamisi oli muidugi tunduvalt vähem. See figuur kannab pealkirja Tundmatu poliitvang ja on valminud 1950. aastal ja siin on armeeritud kips ja teda on patineeritud, antud talle niisugune pronksias väljanägemine. Siin me näeme kindral Leclerc'i originaalset kipsist kavandit ausambaks, mis on valminud 1988. aastal. Selle monumendi tellimuse sai Maire Männik ühe Pariisi linnaosavalitsuse poolt
ja see oli talle suur au ja usaldus. Ja see seisab tänaseni selle linnavalitsuse ees ja see on elus tema üks tõeliselt suur riiklik tellimus. Ta pidi kindrali kuju modelleerima perekonna fotoalbumi fotode järgi ja sarnasuse hindajaks oli kindral Lesk isiklikult, kes käis Maire ateljees kontrollimas, kas modelleering ikka sarnaneb tema kadunud abikaasaga. Selle püsti loomiseks anti selles linnaosas Maire Männiku käsutusse ka moodsam ateljee, mis oligi hiljem kunstniku põhiliseks elukohaks. Maire Männiku medaliloomingu paremik on seotud Pariisi rahapaja tellimustega. Tema medaleid iseloomustab kujunduse graafiline peenus, kavandite meisterlik modelleering, kõrgetasemeline esteetiline üldmõju ja kujundite konkreetne selgus. Männiku loodud medaleid pole väga palju, ent nad on kõik kuuluvad selle kunstiala kõrgklassi nii teema püstituse kui ka täiusliku teostuse poolest. Autor on uurinud põhjalikult kõikide medaliteemade taustmaterjali. Hinnalise pärandina tuleb vaadelda ka kunstiväärtuslikke kipsist ideekavandeid, mis on eranditult perfektselt modelleeritud. Valmis medalite väikesesse mõõtkavasse viisid Männiku kavandid rahapaja meistrid autori juhendamisel. (1952. aastal tutvus Maire Männik Pariisis rahvusvaheliselt tuntud modernistliku skulptori Ossip Satkiniga, kes oli rahvuselt vene ja prantsuse juurtega kunstnik. See tutvus muutis ilmselt väga palju tema elus ja saatuses. Tal õnnestus saada Satkini ateljee üheks liikmeks. Hiljem ka oli tema õpilaseks kunstiakadeemias. Ja Männiku puhul on räägitud põhiliselt Satkini mõjust, kuid vahest kõige huvitavamal osal tema loomingust õhulisel ja graafilisel skulptuuril on sellega vähe ühist. Satkin andis kindlasti Maire Männiku otsingutele suuna ja inspireeris teda kui õpetaja õpilast. Kõige iseloomulikuma osa Männiku loomingust moodustavad õhulised figuraalsed kompositsioonid, mis on dateeritud kui armeeritud kipsist skulptuurid. Need on valmistatud kipsist, aga toestus ja tugi on neil rauast, sees on rauast armatuurid, ta käis neid metalllatte lausa ise poest otsimas ja vajalikke leidmas. Meie galerii kõige suuremaks ja kaunimaks ehteks on Maire Männiku armeeritud kipsist arkaadide kaja. Siin on veel teisigi nagu lilled ja liblikad, Prometeos, rändavad linnud. Kõik need saabusid 2004. aastal Eestisse üsna halvas seisukorras, aga neid restaureeriti kunstimuuseumis ja nüüd on nad vaadeldavad. Eriti armastas Männik neid kujusid näidata vabaõhu näitustel. Ta üldse armastas väga loodust. Tema ateljee oli pargis, kus laulsid linnud ja ta on öelnud, et kui midagi tema näituste juures muusikana kasutada, et siis võiksid need olla Eesti laululinnud. Maire Männik sündis 1. aprillil 1922. aastal Tartus Eesti haritlaste peres. Tema isa Hans Männik oli tuntud kirjastaja, looduse koronist sarja mäletavad paljud vanemaealised ja ema Liidia Männik oli üks esimesi Eesti naisarste. Maire Männik oli läbi elu väga õpihimuline.
Kõigepealt ta muidugi õppis Tartus Eesti Noorsookasvatuse Seltsi tütarlaste gümnaasiumis, aga tal õnnestus ka õppida Anton Starkovi juhendamisel Pallases skulptuuri ja paralleelselt õppis veel Tartu Ülikoolis humanitaaraineid. 1945. aastal jõudis ta pagulasena Rootsi, kus lõpetas Stockholmi ülikooli ning õppis Stockholmi rakenduskunstikoolis modelleerimist. Ja sealt edasi juba tuli Pariisi periood. 1952. aastast elas ta Pariisis vahelduva eduga, käis aeg-ajalt ka Rootsis. Oli skulptor Ossip Satkini ateljees ja aastal 1953–56 Akadeemil La Grande Chaumière õpilane. Märja Männiku osalus väliseesti kunstinäitustel kestis 1946. aastast kunstniku hiliseani. Vabaaloomingus ühendas ta loodusmotiividest lähtunud detailid 1950 aastate kunstist võrsunud abstraktsete vormielementidega. Ta oli Prantsusmaa skulptorite liidu liige ja rahvusvahelise medalikunstnike ühenduse liige. Olla kunstnik tähendas Mairele ainult kunstiga tegelemist. Isegi kui oli raske või väga raske, ei hakanud Maire Männik kunagi tegema mingit teist tööd peale kunsti. Maire Männik suri 2003. aastal ja teda peetakse üheks silmapaistvamaks sõjajärgsetel aastakümnetel välismaal töötanud Eesti skulptoriks.